Heatoidufestival Grillfest. Kes oleks võinud arvata, et 1999. aastal Haapsalus Paralepa rannas sündinud lihtsast grillipeost saab Eesti armastatuim kulinaarne suursündmus, mida igal aastal külastavad 10 000 toidusõbrad nii kodu kui välismaalt. Grillfesti 15. sünnipäeval saabusid Pärnusse Vallikääru Aasale tähistama rekordilised 45 000 külalist. Sissepääs nagu Grillfestile ikka oli kõigile tasuta. 2 päeva jooksul pakkusid 200 toidupakkujat head ja paremat igale maitsele. E-piima ja Maxima lavadel esinesid suurepärased artistid. Uurime ja vaatame, mida põnevat siis juubilifestivalil toimus. Kõige väeline Jumal, õnnista meid ja neid ande, mida sinu heldusest vastu tohime võtta. Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Õnnistatud päeva teile kõigile. On 6. juuni hommik, Grillfest alustab. Esimesed usinad on juba kohal, telgid hakkavad vaikselt kerkima. Tulemas on suur ja võimas juubelipidustus. Mis täpsemalt, seda kohe näete. Ja nüüd kindad kätte ja läheb hulluks barbecue showks. Nii, 2 tangid kätte ja läheb actioniks. Ai, ja nüüd läheb lahti süteshow Grillfestil. Liha otse süte sisse. Täitsa julm värk. Nii, ja tegevus ongi siis see, et kui liha on sees, siis kohe tuleb ta siit lahti kaapida. Et kõik see süsi, meil näete, siia enam külge jää. Toimib ilusti. Tundub, et jumal hull värk on. Aga tegelikult on väga mõnus. Me saame sellise ürgse stiilis liha seavälisfilee kamaraga, maksemoolits ja otse süüte sees. Ja nüüd juba keerame teise külje. Nägid, isegi kiiremini kui 1 minut. Ma ju lubasin teile, mingit jama ei ole. Kõik, mis lubatud, saab tehtud. Ja kohe varsti sööme kõik ära. Väljast on ta juba ilus pruunistunud, väikse törtsu lasem veel siin olla. Teise külje keelma sellel ka. Ja ongi valmis. Sinine on merisiin ja mängil rohega. Kallaliivad mällid ning kiivimüüraka. Siin on liivad ollules, kus siklid autod sõidavad. See on just väike meresaar, mis ujub laine peal. Grillfest 15 aastat Eestis. Teie seotus üritusega? Päris otsene. Et ma ei saaks küll ütelda, ma kõige esimesel üritusel käisin, aga umbes teisel üritusel küll just juba. Ja ka võistlemas käinud. Ja ma arvan, et umbes 12 aastat tagasi, see oli vist 2002, kui ma olen olnud siin Grillfestil ka siis Eesti meistriks ribi grillimises. Ja muideks üks 4 aastat tagasi ma tulin Grillfesti Võru maakonna võistlusel Fantaasia Roas. See on isegi esimese koha, mis oli grillitud neer. Et ma olen ka seda ropski asja proovinud oma teadmiste tasemel sellesse grillkultuuri sisse tuua. Kui lükkad äkka ruumi valla, vaatad kõrgelt pilad alla, kuuled kuidas lained laulavad. Ja. See on kindlasti väga hea, et see üritus on tasuta. Et üritus on tasuta ja selle tõttu on ka huvi väga suur. Ja nagu üliharv kord, kui mulle see kas siis toidufestivali nime all või Grillfesti nime all see üritus nüüd vahele on jäänud. Et üldiselt see on ikkagi alati mahtunud selle suvistesse plaanidesse. Taevas ise nõus meie hinged liitma. Sellel Riiorita on meie südamete elamoolur. Nagu on Grillfestil Eesti festivali ajaloo mõistes väga suur sünnipäev, on meil veel suurem sünnipäev. Meie tähistame see aasta 365. sünnipäeva ja me otsustasime liita oma tähtsa sündmuse Grillfesti tähtsa sündmusega. Ja miks mitte siis siin, sellepärast et meie tooted lähevad selle festivaliga haakuvad väga hästi. Me alustame aiast ja toome oma toodetega kasvatatud saadused lauale. Meil on olemas nõud, meil on olemas noad ja siin saavad kõik Eesti inimesed tutvuda meie tootevalikuga. Kui me liigume siiapoole siin, meil on ka nii-öelda värvieristus,
et inimesel oleks lihtsam aru saada, siis must on meie aiavärv, valge on meie koduvärv. Ja toiduga kaasas käivad meil kindlasti noad, on meil olemas erinevad köögikäärid, on kalakäärid, kanakäärid, üldköögikäärid, teritajad, kõik tarvikud, mille peale vähegi võib tulla, on siin näha, siin on meil visplid, koorijad. Mille poolest on Fiskarsi nuga parem kui iga teine nuga? Fiskarsi nuga on selle poolest parem, et tänu meie pikale ajaloole oleme me väga läbi mõelnud, mida me teeme ja kellele me teeme. Püsib kaua terav? Püsib kaua terav ja kui teritada ja ilusti hooldada, siis püsib veel kauem. Ja tegelikult on meil siis olemas erinevad sarjad, on olemas kokkadele, on olemas nii-öelda harrastajatele, poissmeestele, et erinevatele vajadustele. Et igaüks leiab oma hinnaklassi ja ütleme oma selle kvaliteedipunkti. Lõpetuseks võime öelda nii palju. Kui te tulete Grillfestile, astuge kindlasti läbi Fiskarsi telgist, ostke siit endale üks korralik nuga oma pere reliikviaks. Ja nii käib see põlvest põlve, on nii? Just, kohtumiseni. On taevas ise nõus meie hingede liituma, sel hõõrjärrita on meie südamete helarmoolur. Me märkasime, et teil on kaelas selline vahva sepistus, et natuke naiselikult teeb kadedaks. Kust te selle saite ja mille eest? No just praegu ma sain selle kingituseks ühelt Pärnu sepalt, kes on ühe Võru sepa hea sõber, nii et ma võin ennast siin pidada natukene Grillfesti patrioodiks ka juba selle märgi tõttu. Minule metalli ei kingita. Ma ei ole ka naiste rahvas, aga ma juba 3. puhvetist saan ribitüki ja mõned liha ja ma olen väga rahul ja mul on tegu, et siit nüüd ära minna täna üldse. Me tulime 9 päevaks ainult. Kas teile meenub kohe niimoodi käigu pealt mõni hea anekdoot seoses toiduga? Me võime kohe siin mõelda välja näiteks Grillfesti vanasõna, et kes grillliha ei söö, ei ole õige eestlane. Ma tahaksin saata terviseid oma Kihelkonna mehele Auris Rätsepale, selle autorile ja väga meeldivan ja kui on Pärnus fest, ma olen alati siin kohal olnud ka. Auris. Ja palju õnne ja et seda jätkuks paljudeks aastateks, me kõik ootame seda. Palun teipige see mikrofon, käed üles! Hei, hurmurid on kohal. On. No nii, hei. Mitäs minä? Olet kaunis, olet ilus. Ihana. Vielä enemmän kuin ennen. Jah, mis Meiral uudist? Täna on küsimast. Grillfest on küll maitse maailma fest nii-öelda ja maitsete fest, aga ilma hea kohvita ei ole ühtegi festivali, sest sellise ilmaga ei lähe mitte hästi tulu, aga muide ka kohv läheb väga hästi. Inimesed tahavad juua korralikku espressot või siis juba cappuccinot ja täna meie heal partneril Kohvepiinil on siis kaasas ka siin sellised jahutavad aparaadid, saab kreema kohvi juua, nautida, see on nagu jäätis peaaegu. Et tõesti, kui vähegi kohvi maitseb, siis... Nüüd teeme siis sellise asja, et teeme selle espressoga veel. Olgu. Mina maitsen. No tegelikult ongi, et kodus tassid kohvi on ja siis paned jäätis sisse. Tavaliselt käib see lihtsamal moel nii on ja. Just, palun. Kuvad on liigi, koplis on karneval, kortsus mikiini, Kas sa saad aru, kuidas see võimalik on? See on ju lilleaasta. Kas sa tahad väita, et ka need on mingisuguste sääskede ja igasuguste muude peletajad või mis asi see nüüd siis on Meiral? Heade inimeste ligitõmbajad. Meira mingisugune uus toode? Ei. Ma sõin lihtsalt palju Meira tooteid ja mul on tunne, ma olen täiesti lille läinud. Tundub nii, et siin on kõik naised sel aastal väheke lille läinud. No mis teil uudist on? Mis kõige paremini läheb sel aastal? Tegelikult läheb meil kõik hästi. Meil on superhinnaga kohv, superkohv. Meil on konjaki sinep. Meil on ketšupid. Maitseainetest kahjuks ei ole midagi tutvustada. Otsas on. Nagu ikka, väga palju on läinud ja siis väga mõnusad väiksed non-barellid. Me näitame iga aasta Meira selliseid natuke muutuvad, aga millest siis sel aastal koosnevad? Tähtaniis, siin on kohvioad, milleks kasutada keemiat, kui kõike saab maitseainetest.
on nii. Kohvis on karneval, kortsus bikiini, ahhaa, ahhaa, ahhaa. Siseministeeriumiga koos ka ülesse. Te olete ise ka suur Meira fänn? Ma olen. Mida kasutate igapäevaselt? Maitseaineid, mulle väga meeldib see konjakisinep, kohvi mulle meeldib, aga maitseaineid põhiliselt. Ega härradel ka viga ei ole, kes tegelevad asjaga? Absoluutselt, härrad on toredad, südamlikud, tublid. Meira selle aasta uudised maitsestamistoodete poole peal on siis uutes pudelites sinepid ja ketšupid. Ehk siis pudelid on saanud sellise seksika taljes vormi ja mitte ainult vorm ei ole uus, vaid ka sisu on uus. Kokad on seda väga kiitnud, et sellest näiteks esimese hooga ütlesid, et saaks nagu tomatisupi põhja, sest siin on tõesti vähem ätikat lisaks soolale ja suhkrule ja ta on selline mahe nagu hea tomatipasta. Ja lisaks Meira magusale sinepile, traditsioonile sinepile on tehtud veel magusam sinep, mille konsistents on selline nagu messi ja teeme siin siis ühe väikse näidise, kuidas see meene. Oi, tõesti. Ja seda saab siin maitsta ka, tüdrukutel on lusikad ka siin olemas. Ja samas jälle kokad, kes on seda nüüd maitsnud juba, see on jaekaubanduses ka saada, ütlevad, et üks variant on see, et sellest teha kõva juustu tipikaste. Ehk siis kõva juustu sisse panna. Ma arvan, et kui mõni laps selle kätte saab, siis ta lihtsalt sööb selle ära, sest ta on niivõrd suhteliselt magus. No, kuidas tunned? Mis see on? Magus. Kas on sinep? Meie nimetame ei tundu. Ei tundu? Või on see pigem nagu moos selle õige sinepi kõrval? Moos. Nii, ja siis traditsiooniliselt on meil ka siin, mis läheb päris kenasti, on ikkagi see konjakisinep, et see on siis Meiral üks kangemaid sinepeid, mitte ainult konjaki tõttu, vaid ta konsistents on lihtsalt kangem, nii et seda nauditakse ja ostetakse päris palju grilllihade peale määrimiseks ja Soomes traditsioonilist ongi ta jõuluprae sinep. Ta oli sellega harju, et igal pool kui võluväe, vaid kui teised tavarju. Ei saa salata, et tegemist on auväärse firmaga nagu Meira, mis tähistab sellel aastal 100. aastapäeva kohviga tegelemisest. Ja selleks on siis Meira välja toonud öko ehk loomukohvi, mille nimi on siis, kuulub Kulda Katrina perekonda, Kulda Katrina ja siia on toodud siis nii-öelda see Kulda Katrina tüdruk taas pakendile, mis oli siin 60. aastatel, 50. aastatel ja siinkohal võib lisada, et Kulda Katrina bränd on registreeritud aastal 1937. Üks vanemaid brände, vähemalt ma tean, Põhja-Euroopas. Nii et maitsestage julgesti ja häid kohvinaudinguid. Väikses kõrgis üksinda istu vaikselt hanniga. Väljas sulub tuul ja lehed on maas. 100 000 pisarat sajab alla vihmana. Suvi armutud on sügiseks saanud. No tere! Sina ka siin. Sa oled oodanud, et kas sa täna tuled või ei tule? No kuule. Ma just mõtlesin, et ilmselt oled sa jälle siin ja ilmselt sa jälle kogud raha. Kogun raha ja mitte endale. Ehk mulle ema pani ka üht-teist kaasa, aga seda ei saa ju alati ära kulutada. Ütleme nii, kuidas asi on. Me teeme raha hea tegevuseks, me korjame selle raha kokku ja anname selle Pärnu lasterikastele peredele õhtult suure tšekiga üle. Eelmisel aastal oli see summa 1600. Sel aastal äkki saame summa suuremaks veel. No kindlasti, rahvast on rohkem ju. Jaa, rahvast on rohkem. Need jutud, mis rahva hulgas liiguvad, et Xenia lahkus Star FM-ist sellepärast, mis me siin eelmisel aastal korraldasime. No kõik need Vlassovi vennad ja need parukad, mis teil olid, et see ei vasta ju tõele. See ei vasta tõele, jah. Tõsi, need parukad on läinud rahva sekka. Ma olen neid näinud juba väga mitmetel üritustel, sellepärast, et kui neid meie peas nähti, siis arvati, et nii peaks olema. Ma olen ennustajaks nüüd ka hakanud natuke. Järgmisel aastal saame me heategevuseks koguda veel suurema hulga raha. Sina näed veel parem välja, kui sa näed sel aastal. Mina näen veel parem välja, kui ma näen sel aastal. Muide, ma võin sulle rääkida, minu kõige parem elamus Grillfestilt on see, kui minu autos laulis
mees nimega doktor Alban. Mitte ei sõitnud, vaid laulis. See auto on mul praegu veel alles, ma eile sõitsin selle autoga. Kuidagi eriline tunne, kuidagi eriline õhkkond ja seda kõike tänu Grillfestile. Toidufestival Grillfest. Pea kinni, kuhu sina täna tõttad? Tere! Kuule, siin on nii palju uusi asju meil see aasta ja ma ei ole nüüd 2 päeva jooksul jõudnud seda kõike läbi teha. Et siin ma olen nüüd kõik ära proovinud, kõik uued ja vanad tegevused on nagu ära katsetatud. Igal juhul lasteala iga aastaga aina areneb, minu meelest on iga aasta midagi uut pakkuda, kas see hakkabki nüüd niimoodi olema? Igal juhul ma näen terve aasta selleks vaeva, et iga aasta inimesi üllatada millegiga, mis oleks nagu põnev, mis oleks teistmoodi, mida nad ei ole veel proovida saanud. Et see on ikkagi 15 aastat meil toimunud, me ei saa korduda, me peame olema iga aasta uued. Ei suuda uskuda, et sa siiski mind suutsid jätta, mida ootama. Millega üllatab Kalev Grillfestil lapsi? Meil on võistlused, meil on mängud, meil on tantsud, meil on laulud, meil on limbo tantsuvõistlus ja jeerum, kui põnev siin on. Aga kas mesikäpp sööb ise teisi komme ka või ainult mesikäpa kommi? Mesikäpp sööb ise ainult mesikäpa komme. Ja palume lõpetuseks näidata mesikäpal, kuidas käib limbo tants. Nööri alt võib läbi minna, nüüd näitan. Pea ees. Pea ees. Teine võimalus on nööri alt võib läbi minna külg ees. Niimoodi. Väga hea. Ja kolmas? Kolmas võimalus. Nööri alt võib läbi minna tagu ots ees. Kuidas? Väga tore. Ja mis ütleb Kalevi mesikäpp kõikidele lastele selleks suveks? Mida te soovite? Olge õues ja sööge kommi. Hurraa! Mesikäpp! Ja mulge Grillfestile! Mida ootamas? Ma olen siin, kui ümber mul keerleb nii kauneid neide. Mida ootamas? Ma kui on küllalt nii mitmes vormis kui värvis leide. Kellele on mõeldud Brittoni mähkimistuba Grillfestil? No kindlasti beebidele ja kindlasti nende emadele ja nende vanematele, sellepärast et ei ole ju tegelikult selles rahvamassis kohta, kus võtta oma last lahti, vahetada mähkmeid, võib-olla ka toit, eks ole, siin on ka söögitool olemas ja ka eraldi mugav tool, et siin rahulikult, vaikselt rinda anda, sest et selles möllu sees ei ole tegelikult võimalik pisikese beebiga toimetada, et sellepärast ongi Britt on nii-öelda mõelnud see aasta selle peale, et oleks koht, kus olla ka kõige väiksematel. Grillfest, 15 aastat juubel. Reola Gaas on olnud siin aastaid ja aastaid väljas. Miks just Grillfestil? Aga põhjus väga lihtne. Tegu on ikkagi kogu pere üritusega ja samamoodi meie tooted on kogu perele. Viimase aja trend, eks ole, sõiduauto paagis, eks ole, et gaasiga sõita. Samas meie uus toode, mis sellel aastal välja tuli 17-kilone gaasipalloon,
kodutarbijatele, mis asendab seda vana 20 kilost punast, eks ole, siis gaasikiirgurid terrassidel, eks ole, et hea suveõhtut pikendada, samamoodi näiteks sääsepüüdjad, millest ma ka eelmine aasta rääkisin, et gaasibalooniga töötab, eks ole, et lööb kuskil 1000 kuni 2000 ruutu, lööb sääsevabaks, et kõik sellised asjad. Rääkimata siis veel söögist, mida selle gaasi abil saab valmistada. Absoluutselt, mina olen paadunud seda meelt, et gaasiga tuleb kõige parem söök. Bataažaproov läheb alla, libedalt ei tea, kas endast katsime piisavalt. Bataažavoorudega läheb suurem jagu alt. Kõht on meil täis, kõht on meil täis. Minu selja taga seal on vanad head pritsumehed, lähme vaatame, millega sel aastal üllatavad. Tere jälle, Kairit! No tere! Ma sind kallistan. Mul ka oma 2. Saan jumal alati meid. No vaata, kui tore. Millega sel aastal üllatate? Kartuliga? Kartul on ürdikartul, on kena hea ürdikartul. Eile panime kasvama hommikul, võtsime üles värske kartul, natuke ürte peale ja 3-4 minutit panni peale ongi valmis, et ei ole mitte midagi. Teeme ahju korraks lahti ja vaatame, et see on siis Eesti kange kaelsus, vaese mehe ribi. Ja siin on siis natukene vorsti ka natukene, et mõni laps tahab ikka vorsti tahab ka saada. Mõtlete laste peale? Ikka alati. Kui sul endal on lapsed olemas, siis mõtled alati laste peale. Te lootsid, et ma tulen see aasta juba lapsega, aga näed, võta näpust. Mitte selle puhul. Ma ikka loodan, et ükskord, kui see tuleme koos lastega. Olgu. Maitseme siis ära. Ütle, mis see on täpselt? See on siis Eesti kange kaelsus, eks see põrsakael on. Nii mahlast sealiha, ma arvan, ma ei ole mitte kunagi söönud oma elus. Tulen metsast siia paika, ei mitte laikma, vaid aitama. E-piim Grillfestil, miks just siin? Kuna siin on rahvarohke koht, saame vahetult kohe tagasisidet oma toodete kohta ja see on ka põhjus, miks me siin oleme. Juba pikalt traditsioonid. Loomulikult saab osta, maitsta ja osta, et külastatavus on väga suur. Praegu tagasiside on olnud väga positiivne, et võib öelda, et oleme väga rahul päevaga. Selle aasta uudistooteks on meil Tooremi määrdejuust koostöös Ersoga. Ta on traditsiooniline määrdejuust ilma mingite lisanditeta, et võite tulla julgelt maitsma ja siis ootame väga tagasisidet. Tšaka, tšaka, me valinud nüüd sinu, sa oled suur ja ilus, nii näitab praktika. Tšaka, tšaka, on Malle leidnud Kalle ja Mari leidnud Palle läbi tšaka taktika. Mul on teile väga hea uudis selle kohta, et aasta jooksul olen ma õppinud ka leiba küpsetama ja kui te soovite juustu panna leiva sisse, siis E-piima lepasuitsu Eesti juust on selleks kõige õigem valik. Uskuge mind, ma olen proovinud igasuguseid variante, kõige maitsvam tulemus tuleb just selle juustuga. On vagus metsaleib ja Raavades ja Pärnus. Laulaks seni hei, tšaka, tšaka, me valinud nüüd sinu, sa oled suur ja ilus, nii näitab praktika. Tšaka, tšaka, on Malle leidnud Kalle ja Mari leidnud Palle läbi tšaka taktika. Kuulsime, et teil on avatud restoran neljajalgsetele sõpradele. Just nimelt teist aastat järjest. Meil on eraldi sektsioonid kassidele, kassiomanikele, kus me tutvustame tooteid. Teine pool on koertele, koerteomanikele ja siis on ka see restorani ala, mis sa just äsja mainisid, kus saavad koerad, kassid toitu proovida. Me räägime omanikuga läbi, mis võiks sellele koerale või kassile kõige paremini sobida ja siis saab kohe koha peal ära proovida. Ja kui ei ole koer või kass viitsinud kaasa tulla, siis saame kaasa koju selle väikese kotikesega toidu anda. Nii et tegelikult tõesti haruldane võimalus pakkuda oma lemmikloomale sellist peenemat väljas söömist. Jaa, absoluutselt. Ja kogu purina sortiment on esindatud, et kõik, mis meil vähegi on, et me räägime siin kusagil 200 erinevast tootest. Siin küll nüüd kõik esindatud ei ole, aga tutvustada, kui on huvi ja küsimusi on, saame me kõiki. Grillfestil on see juba 15. toimumise aasta. Kas on lootust, et järgmisel aastal olete samuti olemas, ootate kõiki oma külastajaid ja pakute veel rohkem gurmaanlust?
ma usun küll, sellepärast et võrreldes eelmise aastaga on meie külastajate arv, ma ei teagi nüüd täpselt, ma arvan, kahekordistunud. Et kui eelmine aasta me suutsime kokku lugeda kuskilt 100 koera ja ka neid tuli veel, sealt läks lihtsalt lugemine sassi, siis praegu täna ma julgen väita kusagil 300 kanti, pluss esimest korda olid meil ka reaalselt kohal kassid, oma 10. Et mida eelmisel aastal ei olnud, et ei julgenud tulla, kartsid koeri. Aga see oli põhjendamatu, said hakkama. Ja mis te enda poolt ütlete veel Grillfesti külastajatele ja algavaks grillihooajaks näiteks? Mõelge ikka loomade peale ka ja selles mõttes, et ärge andke neile enda grillliha. See ei ole neile hea, et jätke kõik see hea parem ikka ise endale. Et koortele on vaja ikkagi õiget ja just nendele mõeldud toitu. Küsin endalt taas ja taas, mis mulle kallis olla saab, kui vaid see. Ma näen, sa oled shoppamas käinud. Käisin jah, siin ma ostsingi Leedu lihamüüjatelt, ostsin pekki, see on selline külmsuitsu pekk. Väga hea. Teise tüki võtsid sõbrale? Teise võtsin sõbrale, sõbra tunneb hädas, eks ole. Ja see on mingi armeenlaste rahvustoit või maiustus, see on mingi viinamarj ja mahlast tehtud asi ja kitsejuustu. See on kõva kitsejuust, seda on hea riivida. Kui midagi ahju paned, eks ole, sinna paned toidule riivid peale või... Hästi. Et sellised asjad on. On sul natuke peomeeleolu ka tänase numbri suhtes? No veidik ikka on ju, 15 aastat, et küll natuke alaealine veel, aga pikk aeg on see tegelikult. Kui te sihukestel toiduüritustel käite ja maitske ja proovige ostke kaasa ikka kõiki toiduasju. Grillfest on hea toidufestival. Kama maasikajogurtiga. Väga hea. Eesti rahvustoit valmistatud Pärnus kõigi terviseks. Sulle anda kõike, mis seales võid. Loomudest on tunna rõõmu vaid. Selles, et su jaoks ma hingetan kõik, kui sa vaid minu rõõmal käid. Kuna me oleme 15 aastat siin vastu pidanud, siis järelikult on meid hästi vastu võetud. Ka inimeste poolt, sest nemad teevad ju selle festivali. Millised Rakvere tooted on siiamaani rahva lemmikuteks osutunud läbi aegade? Eks nad ole ikka erinevad šašlõkid ja grilllihad. Sellised. Teil enda lemmik on muidu? Ma arvan, et see on nüüd mustika grillliha kindlasti. See on ka inimeste kõige suurem lemmik. Mina võin öelda, et saatejuhi lemmik on Rakvere mustika grillribi, mis on minu vaieldumatu lemmik, mida ma ka talvel otsin kauplustest, et ma isegi ahjus küpsetan seda. Aga ütleme siis lõpetuseks Rakvere poolt Eesti rahvale midagi algavaks grillihooajaks. Kõht täis Eesti moodi. Suurim võid, sulle anda kõike, mis seales võid. Loomudest on tunna rõõmu vaid. Sellest, et su jaoks ma hingetan kõik, kui sa vaid minu rõõmal käid. Grillfest 15 aastat. Aastad lähevad, mehed jäävad nooremaks, ainult šarmantsemaks muutuvad. No, mis emotsioonid on tegelikult, kui tagasi vaatate? Ilmselt on siin tegemist nostalgilise hetkega? No, minu jaoks kindlasti, sest ma olin ikkagi esimesel ka ja muutused on olnud, aga oma põhimõtteliselt ikka samaks jäänud oma sisu poolest. Eks ole, palju rahvast korraga, palju head toitu korraga, erinevaid napse ja tegevust on nii lastele, peredele, isadele, emadele, vanematele inimestele, et ma arvan, et kasvanud lihtsalt see kvaliteedi ja see erinevate võimaluste suhe, et kui algus oli, siis ikka, ma arvan, kõik tegid šašlõkki ja joodi üsna ühte samasugust jooki. Praegult on, ma lihtsalt olen näinud siin paari kohta, kus kohas inimesed ütlevad, tõesti, see vein on tõesti jumanik või see toit on tehtud niimoodi, et ma ei teadnud, kes see võimalik on niimoodi. Ma ei ole oma loomu poolest selline, kes nüüd mõtlevad, ei, siis oli ikka taevast sinisem või rohelisem muru. Vastupidi, on läinud paremaks, on läinud kindlalt paremaks. Isegi juha on alati kohal ja see ju muudab ka selle asja veel, kuidas ma ütlen, meeleolukamaks. Juha, sa oled kõikide restoranide hirm. Kuidas nad sind vaatavad, kui sa nendele lähened?
Siin aastal ma võtsin natuke teise lähenemise. Ma läksin sõbralikult, aga päris nagu ütlesin kohe, et palun, olge ausad, ütlege mulle, kui ma küsin, kust see pagana näiteks kobra on pärit, et kui sa väidad mulle, et see on Eestist väga hea. Ja siis hakkas inimesed suhtlema hoopis teise maani seda asi. Negatiivselt ei võtavad üldse. Siis ma teen teise, et ma käin 2-3 korda pärast ja ütlen, et kui ta läheb, et ma olen toetava asi nendele. Muidugi, ma vaatan kriitilise pilguga seda asi. Ma ütlen, et siin aastal on nii põnevad arendusid toimunud. Et 3 aasta tagasi oli siukene Tossu meri, aga nüüd on ainult 2-3 kohta, mis seda pagana suitsu tuleb ja kõik muud tegevad midagi muud. Ja mis mulle meeldib on naised ettevõtjana, esinevad seal toitlustuses ja teine on, et tule uut mõtlemist. Ja see, mis on nagu tähtis, et on seda Eesti pärit oma tooraine. See on ikkagi Eesti toidukultuuri arendamine, mis siin toimub, sest täna esimest korda ma nägin, et grillfestil on esindatud Pärnu Ahoi sushi. Mõtled niimoodi, et grilliga, mis seos vaata, et mis asja, miks te seda pakute? Mina armastan sushit süüa ja ma mõtlen, kui ma näiteks ei ole lihasööja inimene, siis see sushi mind siia tooks ja ilmselt tekitaks ka huvi veidi rohkem selle grillliha vastu, mille hõng siin hõljub. Ma täna rääkisin ühe ettevõtjaga, kes on eesmest korda siin ja ma ütlesin talle, et sul on väga põnev asi, aga oled sa nõus, kui sa järgmisel aastal tuled, nii kopieerimine on käinud 2 või 3, kes teeb midagi sama sarnasta, et mäleda, et arena ise oma tooted järgmiseks aastaks midagi pikemale. Ja siit kohalt siis me kolmekesi anname ka ilmselt lubaduse, et ka meie püüame järgmiseks aastaseks jällegi areneda. Ikka. Ja teeme järgmisel aastal uuesti paremini ja räägime hoopis targemat juttu, olete nõus? Kokkulepetud kindlasti. See on see, et järgmine aasta seda, mäletad sa eelmine aasta rääkisid nii lolli juttu. Toidufestival Grillfest. Ja see on nüüd siis atraktsioon, mis on mõeldud ja lubatud alates 1. eluaastast kuni 100. eluaastani. Kuidas tunne on muidu endal? Väga super. Ei, kuskilt ei kõigu midagi? Nii. Olgu. Ahoi! Sushi ja grillfestil. Enne kuulmatu lugu ju. Täiesti, aga üritame ja meil on väga hästi läinud sellepärast, et igal poolt pakutakse liha, aga meie just üllatame oma lumekrabi toorjuustu, grilllõhe ja toorjuustu ja teravad vähisabanikirid, mis on ka rahva lemmikud täiesti vaieldamatud. Olete kohalikud pärnakad, kus te muidu eksisteerite, kus teid leida võib? Me oleme Pärnus Hommiku tänaval ja juba 5. suve ja meil läheb päris hästi. No mis tänasel päeval kõige minevam kaup on olnud? Näidake näpuga täitsa selle toote peale. Ikka grilllõhega ja teravad vähisabanikirid, mis ka nagu on lemmikud, et ühe kaupa, ta on väikse terava toorjuustu, tšilli toorjuustuga ja annab siuksest teravust natukene.
head ingverit, wasaabit juurde, head sojakastet, mis me teeme, et kui on värske tooraine ja värske kala, siis ongi kõik kooslus väga hea. Nii et selles lihakeskkonnas teie ennast kehvasti ei tunne? Ei, me tuleme järgmine aasta kindlasti jälle. See on hea toidufestival. Hea toidufestival ja me pakume head toitu. Teil on ainult naised? Meil on ainult naised. Sellepärast te siin nende Türi pritsumeeste kõrval oletegi sättinud ennast, jah? Meil on palju poisse igal pool juba hommikust. Kuulge, aga teeme ühe toreda katsetuse. Mis te arvate, kui ma viin teie poolt sinna Türi pritsumeestele ühe rulli ja siis vaataks, et mis näo nad teevad selle peale ja siis ma küsiks nende käest nagu vastu teile ka midagi ja siis vaatame, kuidas teie nende toidu peale reageerite, kuna te olete naabrid täiesti erineval alal, siis teeme ja saatest näete siis, mis toimus. Sobib? Aga mina kirjutan siia oma logo ka. Ahoi! Väga tore, teeme ära selle. Sa jaluga juhid minu riivatud mõtted, sa endasse imesed kõik. Sellest tähtedega täidetud ööst, mille veetsime koos. Pidid endaga saab võtma kõik, kui maha ja pool. Aga sushiga ma lähen Türi pritsumeeste poole. Ma ei tea, kas nad sellist toitu varem üldse näinudki on, aga teate, ma olen nii spontaanne inimene ja ma usun, et kui need mehed on selle suure grilli siia vedanud, siis väike sushi maitsta pole mingi probleem. Ahoi! Teate, ma leidsin teile siuksed pruudid praegu sealt keskelt. Vaadake, kes seal keskel telgis on. Ja tüdrukud saatsid teile sellise ahoi sushi maitsta ja ma lubasin, et te maitsete, siin all on need pulgad ka, võite näpuga ka proovida, aga me filmime teie emotsiooni üles ja te peate neile ka vastu saatma mingi oma valiku. Et see on nüüd nagu siuke saatemäng väikene, kuidas siin sushi, millel ei ole mitte midagi pistmist grilliga. Miks? No täpselt. Kes siin julgeb maitsma? Tule poistele oli mõeldud nagu, et vaatama, sa võid muidugi maitsta, aga noh, oli jah. Tema on juba sushit söönud. Ole kena, tule siia nüüd. Tule. Eestlasele on antud, vanajumal on antud kõige õigem. Oota, ma õpetan kõigepealt teile. Võtke see pealt ära. Jaa. See läheb nüüd pikalt. Ja ei lähe. Oi. Ole hea, võta siit kõigepealt, sa pead suu maitset puhtaks tegema. Sööd ingveri. Võta sealt, jah. Nii, võta sina ka. No, pane üks tükk suu, saab suu puhtaks vaata nagu maitset. Tule proovi ka. Kiiresti. Nii, suu on puhas, sina võta ka tükk ingverit, puhastama suu ära. No võib, aga ja võta tükk seda kõigepealt. Nüüd valige endale meelepärane sushi tükk, kastke see kergelt sojakastmest läbi ja mauh suhu. Nii, Raivo võtab emotsioone. See söö ära. Nii, sushist läbi, nii, väga hea. Sisse suhu, ole hea. Meelepärased erinevad maitsed. No, naised saatsid? Väga hea. Mul on suu täis, ma ei saa rääkida. Aga naised saatsid, sellepärast ongi väga hea. Naised võivad ükskõik mida saata. Väga kena, aga nüüd me viime naistele teie poolt ka ühe taldrikukese vastu. Opa! No mis siin taldrikul on nüüd? Siin taldrikul on siis põrsa kaela karbonaad. Ja see meie poolt siis tüdrukule, kes meile tõid maailma parima sushi, mida ma olen siis kunagi saanud enne. Ja meie poolt siis maailma parim põrsa karbonaad. Ja kutsute Türile ka Pärnu tüdrukud? Kindlasti alati on oodatud. Pärnu tüdrukud on alati ilusad. Pärnu ja Türi on omavahel ühendatud väikese jõega, mis nimetatakse Pärnu jõgi. Ja meie oleme need, kes alati Pärnusse vett saadavad Türi. Ja kui sina mõtlesid, et me võiks kohtuda rohkem kui korra aastas, siis miks mitte korraldada Türi pritsumeeste ja Pärnu ahoi tüdrukute ühised suvepäevad? Eks ole ju, nii et me viime nüüd me viime selle taldriku neile. Sellest tähtedega täidetud ööst. No nii, käes on siis Türi pritsumeeste praad, mille me lähme viime Pärnu ahoi tüdrukutele vastu ja vaatame nende reageeringut. Võib-olla on tõesti algamas uus suvekohtumiste sari. Türi pritsumehed kohtuvad Pärnu ahoi tüdrukutega. Poisid lehvitasid teile vastu, palun maitske kindlasti, sest nemad maitsesid sushit ja kiitsid taevani. Sööme kätega, sest jaapanlased söövad kätega. Jaa. Nii, kõige parem. Võta veel. Ma võtan murra. Kõige
kõige parem. Pitsu poisid hästi teete. See sulab suus ju. Mis sulab sinu suus, mitte sinu peos. Aga kas on võimalik, et te mõtlete, et kui nüüd pritsumehed teile grilliksid ja järgmisel aastal te pakute juba nende lihaga sushit ka? Loomulikult põsed on punnis, aga oleme nõus. Igal juhul, armas televaataja, sellepärast ongi saatejuhi elu nii hea, sushi tasuta ja liha tasuta, et äriplaanid tuleb ise välja mõelda. Igal aastal korraldab Eesti Grilliliit Grillfestil ka toidu valmistamise suurvõistlused. Esimesel päeval selgitatakse noortevõistlusel Grillium riigi parim noor grillimeister. Ja festivali teisel päeval pärjatakse Eesti meister grillimises ja rahvabarbecues. Aasta parim noor grillija oli seekord võistkond Head teod Tartu Kutsehariduskeskusest. Tiitli Eesti meister grillimises pälvis võistkond Barbecue Semud ja Eesti rahva barbecue-võistluse parimaks osutus võistkond Multivakk. Laupäeval toimus Vallikraavis üleriigiline kalapüügivõistlus Kalake, mille peaauhinnaks oli vägev paadimootor Jahipaunalt. Sel aastal püüdis 3 tunni jooksul võidukoguse kala Timo Roos Pärnumaalt. Eesti grillimise meistrivõistlustel on 2014. aastal võitnud 3. auväärse koha Vorstikunn ja Näm Production. Tere tulemast, kuningas! Teine koht siiski tänavusel grillimisvõistlusel Märt ja sõbrad. 430 punkti. Kallis rahvas, me kutsume teie ette Eesti meistrid grillimises aastal 2014. Ma palun nüüd natukene tugevamat aplausi. Teie ees on võistkond Barbecue Semud. Tere tulemast! Tohutu vaev on nähtud eile õhtust kuni täna õhtuni ja nüüd sai see siis punkti nende ilusate diplomite ja auhindade näol. Ja kallis pealtvaataja, kui sina tahad grillivõistlustele tulla, siis vaata kodulehte grillfest.ee ja tule ka võistlema ja ehk võidad sinagi. 2 pikka klaasi vain, müüdilehtedega lai, murma suu ja purusta, seda öössä ei unusta. Lisää suhkru parajalt, selle elu mahustaks, vaja selle mida näe. 15 aastat Grillfest, mitu aastat juba Pärnu Vallikääru Aasal. Kas on juubeli meeleolu? No see loomulikult on, et ma ei ole küll kõigile 15-le saanud, aga ma julgen juba kohe praegu öelda, et ilmselgelt on äsja lõppeva Grillfesti näol läbi aegade kõige parema Grillfestiga, et nii suurt rahva hulka ja nii head meeleolu, kui on neil 2 päeval siin Vallikäärus olnud, ei ole mina küll varasematel aastatel kogenud. Et kui ma arvasin, et ei saa enam olla parem, kui ta oli eelmine aasta, aga see aasta on kinnitanud vastupidist, et õnneks ma eksisin, ehk see aasta oli veel uhke ja veel parem pidu. Löövid oli lahti taivani, meie peale tähkeid langesid. Aruma ei saanud mitte mingil väed, paigal püsid aidatud kummagi käed. Sellest tööst mind siiani, sina ja mojito saate segamini. Enda kõige parem maitseelamus läbi nende kordade, mis te külastanud olete Grillfesti. On see olnud liha, on see olnud kala, mida te olete maitsnud, mis on jäänud meelde, et seda tahaks uuesti proovida? No siin ei tohi nagu eksida, et mitte öelda nagu liha, aga tegelikkuses ma usun, et liha on tõepoolest fantastiline ja väga maitsev ja loomulikult Türi pritsumeeste liha ja samas see Armeenia šašlõkk, mis on väga maitsev ja väga hea. Aga ma eriti just selliseid teatud mõttes delikatesse, mida meil igapäevaselt saada ei ole, on ikkagi kammkarp, mis on saanud traditsiooniks, mida Norrast otse värskelt tuuakse ja 3. aastat jutti ja neil on tekkinud ju oma selline kindel kontingent ja mis on salata, kopraliha oli väga huvitav ja võib-olla teise poole, magusa poole, ma siiralt tahan tunnustada kõiki jäätismüüjad, aga ennekõike preemiad, kes on teinud sellest valgest jäätist, nad lased läbi selle masina, teevad sellise väga muheda, väga hea tekstuuriga äärmiselt maitsva jäätise, nii et see on nagu meie pere lemmik sellel Grillfestil, aga otse loomulikult, kui sa vaatad siin inimestele otsa, sealt nad küll ei väljenda enamasti, aga sealt on välja lugeda selge rahulolu ja sellest on saanud tõesti aasta üks oodatumaid sündmusi, et ma just tõin näitena siin, et minu 11-aastane lapski
tema nii-öelda juba talvel hakkab küsima, et kas Grillfest ka sel aastal toimub ja millal ta toimub. Kusjuures tema puhul on väga huvitav öelda ka veel seda, et tema tegelikult lihasööja ei ole, aga šašlõkki armastab väga. Nii et selles mõttes alati on hästi oluline see garneering ja mis moel ja kuidas seda tehakse, et järelikult seda tehakse siin niivõrd heal moel ja kombel, et ka nii-öelda, kelle jaoks võib-olla liha ei ole esimene valik, siin kindlasti seda liha proovijad ja maitsevad ja kui me 4 aastat tagasi Aurisega Türil kohtusime, oli muuta eestlaste harjumust, et minu arust meil on üsna selline mitte kõige parem harjumus, et suvi algab jaanipäevast. Aga kui me alustame suve jaanipäevast, siis see suvi ju kestab tegelikult ainult 5 nädalat, ei rohkem. Ja see oli nagu põhieesmärk, et nihutada suve algust varasemaks ja selleks, et seda teha, ei piisa üks mingist väiksest marginaalsest üritusest. Sellest nii mastaapset ettevõtmist nagu Grillfest on olnud ja ütleme, viimased 3 aastat on seda suurepäraselt nagu kinnitanud, et me oleme selle eesmärgi saavutanud, nii et kõige suuremad tänusõnad kindlasti Aurisele, et ta on üks tõeliselt fantastiline mees oma meeskonnaga ja on teatud sellised inimesed, keda oodatakse, kes loovad kogu selle miljöö ja selles suhtes on väga vahva meeskond, mis on kokku tulnud, nii et tere tulemast alati Pärnust ja ei märkigi tüdimusest. Ja kohtume millal? Aasta pärast. Kohtumiseni. Tere tulemast! Paikalla pysit aina, kun mä mikään. Sälestä östit siiani, siinä ja mojito saatte sekamini. Nimi on Mesikäpp ja amet on Mesikäpp. Karu. Mesikäpp. Lemmikkomm on Mesikäpp. Isa nimi on Mesikäpp. Ema nimi on Mesikäpp ja koera nimi on ka Mesikäpp. Lemmiktoit on Mesikäpp. Suur tänu. Tšau. Secret Service. Professional promotion and entertainment.